Iraani sõjatempot määravad 2 tiksuvat kella. Kui mõistad, mis juhtus esimese ja mis toimub teise kellaga, saavad selle sõja paljud mõistatused selgemaks. Siis saame paremini arutada, kas see ettevõtmine oli üldse hea mõte. Esimene kell oli sõja alustamise võidujooks. Sageli unustatakse, kuid oli kord aasta nimega 2025 ja selle novembris liikus Gerald R. Fordi lennukikandja lahingugrupp Kariibi merele, valmistudes eriliseks Maduro operatsiooniks. Jaanuaris algasid Iraanis massilised protestid, mis julgustasid Trumpi administratsiooni pakkuma toetuseks tulejõudu. Seda lugu on juba 1000 korda räägitud, nii et ma ei taha seda pikalt lahata. Enne Venezuela juhtumit oli Ford Persia lahe piirkonnas. Aga kui see lahkus ja ühtegi teist lennukikandjat läheduses polnud, ei olnud Ameerika Ühendriigid heas positsioonis, et pakkuda Iraani protestijatele tõhusat abi. Seetõttu viibis see kuni 28. veebruarini ja Iraani sõja alguseni. Nagu ma ütlesin, tundsid Ameerika Ühendriigid operatsiooni planeerides taustal tiksuvat kella. Ühe stiimulite komplekti puhul, mida aeg edasi, seda vähem tõhusat sekkumist said Ameerika Ühendriigid Iraanis korraldada. See oli tingitud sellest, et protestiliikumise vaibudes oleks pärast sõja algust raske inimesi taas tänavatele tuua. Teiseks võis Iraani valitsus lihtsalt tänavatele jäänud inimesed tappa, jättes USA-le vähem inimesi, kellega töötada. Pealegi olid need inimesed siiski inimesed. Klaviatuuri taga olles ei saa ma öelda, milline aasta oli parim kompromiss. Võin üsna kindlalt öelda, et parim valik ei olnud hakata kohe pärast protestide maasurumist tulistama. Ameerika Ühendriikidel puudus sel hetkel piisav tulejõud, et omada märkimisväärset mõju. Seevastu ei lahkunud ükski Iraani ballistiline rakett ega droon piirkonnast, nii et need jõuaksid USA baasidesse ja liitlasvägede varade juurde. Olukorda raskendas, et Ameerika Ühendriikidel polnud piisavalt Patriot ega THAAD-süsteeme ega patrulllennukeid ballistiliste rakettide ja droonide tõrjeks. Kui arvad, et see sõda kulgeb USA jaoks halvasti, oleks sama lahing jaanuaris olnud täielik katastroof. Pole mingi saladus, miks USA piirkondlikud partnerid lobistasid Trumpi, et ta ootaks. See ongi põhjus. Teisalt võin ma ka öelda, et kuude kaupa ootamine ja siis sõja alustamine oleks samuti olnud kohutav otsus. Kui see sõda oleks alanud näiteks septembris, siis oleks olnud vähe lootust, et protestidel oleks mingit mõju konfliktile. Selleks ajaks oleks koostöö lõppenud ning edu saavutamine uue alustamisel sõltuks USA vägede suurest pingutusest koha peal. Võid mõelda, kas protestijatel on üldse mõju praegusele konfliktile? Jäeta see mõte hetkeks ootele, kuid pea meeles, et valitsus on endiselt mures ja peab veel pingutama võimaliku mässu mahasurumiseks. Kui arvad, et asjad on praegu halvad, oleks ilma selle tegevuseta veel hullem. Ameerika Ühendriigid pidid siin paratamatu valiku tegema. Huvitav on, et kui jaanuaris kritiseeriti sotsiaalmeedias Ameerika Ühendriike sekkumata jätmise eest, kuid märtsi alguseks juba sekkumise eest. Võib-olla tuleneb osa sellest praegusest ebatäiuslikust sekkumisest soovist jätta meeleavaldajatele lootust. Lubage mul tutvustada mõningaid tehtud otsuseid ja nende tagajärgedest. Ford ei peaks üldse seal olema. See pidi aasta alguses hooldusesse minema, aga kuna oli 1-2 lennukikandjast, saadeti hoopis piirkonda. Olen kindel, et meeskond ootab juba võimalust tavalises voodis magada. Nad tahavad olla kindlad, et tualetid töötavad. Need on üldiselt üsna väikesed ohverdused. See tähendab, et miinijahtijad on vales kohas ajal, kui liiguvad kuulujutud, et Iraan on Hormuzi väina juba mineerinud või teeb seda peagi. See tähendab, et Lõuna-Korea THAAD-süsteemid, mida Pentagon peab nüüd sobivaks Pärsia lahe piirkonda, saadetakse alles praegu sinna. See on tähendanud, et USS Tripoli koos merejalaväe ekspeditsiooniväega liigub samuti alles nüüd Filipiini merelt läände. Selle eesmärk on teadmata. Kõrgelt rikastatud uraan. Kargi saar, et häirida Iraani naftategevust. Rannik, et takistada laevadel miine paigaldamast. Või juhuslikud sihtmärgid, mis pole veel ilmnenud, kuid võivad peagi tekkida.
Ninja värskeim uuendus siin. Ameerika Ühendriigid ründasid tõepoolest Kargi saart, keskendudes kineetilistele tegevustele, et hävitada Iraani sõjaline infrastruktuur seal. 90% Iraani naftast liigub läbi selle saare, kuid USA on vältinud infrastruktuuri ründamist. Need pingutused pole takistanud nafta hinna taas tõusu. Praegu on see peaaegu $100 barreli eest, kui ma selle video lõpetan. Teiseks korduvaks teemaks on Shahedi vastase maapealse kaitsesüsteemi puudumine, mis Ukrainal on olemas. USA strateegia on rünnata vibukütti, mitte noolele, kuid tekib küsimus, miks Iraani vaenlased piirkonnas ei investeerinud sellisesse süsteemi juba aasta tagasi? Õigesti tegemine, mitte Ukraina praegused leevendusmeetmed, vaid tõesti õigesti tegemine, võtaks kuid. Selgitus on keerulisem ja seotud sõjaaja poliitikaga, seega jätan selle teiseks korraks. See oli üks kompromissi osa, sest pikem ootus oleks protestijad taas pildilt eemaldanud. Ja just sellepärast on meil praegu selline sõda, nagu meil on, mitte mingi idealiseeritud versioon konfliktist. Tahtsin sellest kõigest rääkida, sest see raamistab palju paremini parteilise arutelu sõja üle. Üks pool väidab, et Trumpi administratsioon ei teadnud sõjalisest tagajärjest. See on jama, sest ühegi administratsiooni poliitiline pool ei ole kunagi ülesandeks saanud mõista sõjalist strateegiat. See on Pentagoni töö, mitte kaitseministri ülesanne. Seega ei saa me ka Haagseti poole vaadata. Võimalik, et staabiülemate ühendkomitee esimees ja endine F-16 piloot Dan Kane ei teadnud, kuidas õhusõda toimib. Võib-olla ei tea, CENTCOMi ülem admiral Charles Cooper, kes on Hormuzi väina korduvalt läbinud, millised riskid kaasnevad selle sulgemisega. Mõlemad teooriad panevad usutavuse proovile, kuid tegelikult tegelevad planeerimisega nemad. Kui soovid tehnilisemaks minna, juhivad nemad rasket planeerimist ja hoolitsevad, et midagi olulist ei jääks märkamata. Teisel pool on grupp, kes väidab, et sõda kulgeb suurepäraselt ja Ameerika avalikkusel pole millegipärast muretseda. See paneb usutavuse proovile, sest sõja planeerimisel tuli teha kompromisse. Praktiliselt öeldes pole lõppmäng veel näha. Kui ma tohin tagasihoidlikult soovitada paremat arutelu selle sõja üle, siis see oleks järgmine. See, mida praegu näeme, on Pentagoni arvates parim kompromiss USA sõjaväe ettevalmistuse ja protestiliikumise hääbumise vahel. Lisaks peab ka USA luureaparaat kaaluma kompromisse. Asi on selles, et kompromisside kaalumine on enamasti igav bürokraatlik ülesanne. Siiski polnud reeglid, mis ütleks, et Ameerika Ühendriigid peavad midagi tegema. Ja otsus tegelikult sõtta minna on väga poliitiline. Kui arvad, et mitte midagi teha oli parem, kui seda sõda pidada, on see täiesti mõistlik seisukoht. Kui soovid rääkida ka muudest poliitilistest otsustest, mis USA'd siin takistavad, nagu ressursside suunamine Venezuelasse või suhete rikkumine liitlastega, on see samuti mõistlik seisukoht. Kui seisad silmitsi tiksuva kellaga, siis meie olukorra võrdlemine idealiseeritud sõjaga tekitab mõttetu hüpoteetilise olukorra. Nüüd, kui olen end näidanud mäga entusiastina ja Trumpi vastase sündroomiga, pannud kõik parteilised tellimusest loobuma ning ükskõiksed uuesti tellima, liigume edasi teise tiksuva kella juurde. Kui kaua saavad USA jätkata operatsioone enne, kui jõuavad oma varude piirini? Ja tegelikult on see küsimus sellest, kui palju aega on jäänud teisel tiksuval kellal, mis tähistab Iraani valitsuse kestvust, eeldades, et sellel üldse mingi tiksuv kell on. Tean, et Trumpi administratsioon väldib režiimi muutuse nimetamist operatsiooni otseseks eesmärgiks. Peatume korraks, et mõista, miks see nii on. Puudub igasugune garantii, et režiimi muutus on võimalik. Erinevalt administratsiooni teistest poolikutest eesmärkidest, nagu Iraani raketivõimekuse vähendamine, ei ole selle mõõtmine ebamäärane. Valitsus on kas võimul või mitte. Seega on selle eesmärgiks nimetamine poliitiliselt ohtlik, sest annab teistele selge mõõdupuu tema läbikukkumiste hindamiseks. Kui see õnnestub, saab ta vaevalt lisapunkte selle eest, et pani selle eesmärkide nimekirja. Esimesed märgid režiimi muutuse kohta ei paista siin head olevat.
Varasemad protestid ei ole kordunud, kuigi USA on Iraani julgeolekujõude nõrgestanud. Raske öelda, miks. Võimalik, et USA pole veel keskendunud julgeolekujõududele, kuna tähtsamad on õhutõrje, raketid, droonid ja Hormuzi väina turvalisus. Võib-olla muutub see järgmiste nädalate jooksul. Oi nädalad. Ma lausa tunnen Pentagoni India ja Vaikse ookeani leeri meelehärmi mõttest, et tomahawkide varusid põletatakse veel nädalaid. Valitsuse karmid meetmed võisid olla liiga hävitavad, kõrvaldades kõige ägedamad kriitikud ja jättes maha hirmunud avalikkuse. Iisraeli osalemine sõjas võib olla riigi mõõdukad polariseerinud, nii et nad toetavad nüüd režiimi. Igal juhul ei anna USA luure lekkinud teade head pilti. On olemas, tsiteerin, järjepidev analüüs, et režiim ei ole ohus, tsitaadi lõpp, ja et režiim, tsiteerin, hoiab Iraani avalikkuse üle kontrolli, tsitaadi lõpp. Samal ajal, samuti luureandmete kohaselt, ei ole riigi loodenurgas tegutsevatel kurdirühmadel piisavalt jõudu, et kujutada endast valitsusele tõsist ohtu. See tõstatab küsimuse, kas naaberriikide kurdirühmad suudavad piisavalt toetada. Ja see tõstatab küsimuse, kuivõrd Ameerika Ühendriigid endale ise jalga tulistasid, kui nad paar kuud tagasi Süüria kurdid sisuliselt maha jätsid. Jälle poliitiline, mitte sõjaline otsus. Ameerika Ühendriikide jaoks on ainus valguskiir näiline uue ülemjuhi puudumine. Ainus tõend, mis meil on, et tegu pole nädalavahetus ajatolla juures stiilis lavastusega, on kirjalik kõne. Pole videoid, pilte ega heli. Midagi on siin ilmselgelt valesti, muidu ta läheks televisiooni ja hajutaks kõik kahtlused. Halvimal juhul on ta Ühendriikide jaoks mõõdukalt vigastatud ega soovi teha ebakindlat esimest avalikku ülesastumist. Parimal juhul Ühendriikide jaoks on ta kriitiliselt vigastatud ja tõenäoliselt ei jää ellu. See võib olla hea teise, vaid loetud päevade jooksul toimuva võimuvahetuse tekitatud kaose tõttu. Võimalik, et ekspertide kogu ja islami revolutsiooniline kaardivägi teadsid juba, et tema vigastused on eluohtlikud ning nimetasid ta ajutiselt ülemjuhiks. Kui Iraanis tekib pärimis- või võimukriis, oleks parem seda mitte avalikustada USA-le ega Iraani rahvale. Ametisse määratakse ajutine isik, lootes kõik korda saada enne surmatulekut. See oleks Ameerika Ühendriikidele hea uudis, sest jätab avatuks võimaluse valitsuse sisemiseks lagunemiseks. Küsimus on, kas sisemine poliitiline võimuvõitlus muutub tõeliselt destabiliseerivaks. Aga kuni pole mingeid tõelisi märke, et midagi sellist toimub, tiksub aeg edasi USA varude jaoks. Kui varudest rääkida, mul on palju videoid Lähis-Ida konfliktist valmis. Vaata seda esitusloendit, et neid näha. Kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Ole tubli!